mulle tundus ka, et tuleb kõrvalt nagu minu auto eest täpselt, võib-olla isegi katsus kapoti, tuli mööda mingi tüüp, mõtlesin, lihtsalt slaidib üle. Ja siis vaatab minu ees oleva auto sisse, niimoodi aknasse, nagu väga casually. Lõks aken sisse, kott välja, Minekut tagasi. Tere tulemast kuulama Ajuvabaduse podcasti 13. episoodi. Täna on meil külas Eesti muusikatööstuse telgitaguste niiditõmbaja. Ta on peosarja Grind üks asutajatest ja ta on 2020 aasta manager. Täna on meil külas Kaarel Sein. Tšau. Tšau. Kus läheb? Kuule, väga kenasti, tänan küsimast. Vaikselt harjuma kodumaal tagasiolekuga. Kaua sa nüüd ära olid ja kaua sa oled siin olnud meiega? Jaanuaris oleks saanud 6 aastat, kui ma kolisin Kaplinna Lõuna-Aafrikasse. Alustasin ülikooli õpinguid seal ja siis põhimõtteliselt sellest sai minu kodu eventually. Ja nüüd tulid tagasi sellel suvel, jah? Või isegi sügisel? Ei, ma tulin isegi sügisel, jah. Ma jõudsin põhimõtteliselt novembris. Novembris tagasi, jah? Su muusika nii-öelda tööstusesse sisse astumine oli juba päris kaua aega tagasi, kui tegid Grindi ja ma leidsin video ajast ja arust, et näidata, kus sa tulnud oled ja kus sa jõudnud oled. Oh, wow. No, vaatame üle. Kuni sina tööl ei käi ja oma raha ei teeni, ei tokstis albumi. Bruno, anna talle rihma. See on see, kus sa tulid. See on see, kuidas sa alustasid. Võib-olla räägid natuke täpsemalt, mis toimub. Ma märgiks alguses ära, et see muusikatööstusesse nii-öelda sisseastumine algas isegi varem. Aga see oli põhimõtteliselt see hetk, kui see hakkas muutuma nagu elukutseks või niimoodi. Ja see on tegelikult 2 aastat juba olime siis Grindi teinud. See peakski olema 2. sünnipäeva jaoks tehtud. Jah, nende 2 aasta jooksul, jah? Ja. Et tavaliselt oli Joosep oli nagu see põhi frontman nendes videodes, aga ma aeg-ajalt nagu figureerisin. Panin ka näo sisse. Mulle tegelikult meeldib, see on nagu nii nagu pingevaba emotsioon, saab lihtsalt nagu tuimu panna ja see tegelikult oligi meie selline nagu esimesed, ma ei tea kui mitu aastat, tegelikult siiamaani nagu see on, meil ei olnud mingit plaani teha nagu Eesti kõige populaarsemat ürituste seeriat ja veel 10 aastat hiljem nagu sellega tegeleda. Et see oli pigem nagu, me olime kõik väga noored, ma olin 19, kui me alustasime ja ega me plaaninud ju, et nüüd lähme teebasse. See oli lihtsalt, et midagi oli vaja teha. Joosep oli tutvus, et ta oli pop-poiss Peet Vetterisega ja siis ma olin selles mõttes õigel ajal õiges kohas, et ma nagu olin seal pundis ja siis me saime nagu võimaluse Hollywoodis teha ürituse. Ja sealt hakkas pihta? Ja sealt hakkas pihta, see oli üli nagu hull kokku sattumus, sest et just tol hetkel hakkas nagu bassimuusika Eestis kerima ja dubstep, trumm ja bass olid nagu täiesti tipus tol hetkel ja siis me tegime lampi nagu 4 päeval ürituse. 4 päeval. See põhimõtteliselt, see oli kõikide 4 päevade rahvakülastus ja vist baari rekord. Mis üldse oli Eestis olnud? Algul oli tasuta pidu ja siis me tegime, meil oli nagu, me vaatasime, et okei, fuck, päris nagu epic on ju. Et vast joppas lihtsalt on, et mingi inimesed olid veits aastavahetuse meeleolus, mis iganes on ju. Aga siis tuli teine üritus, kuhu me juba võtsime nagu välisartisti ka, tuli veel rohkem rahvast. Nagu, ikka ei olnud convinced, vaata, inimesed on natukene nagu, et arvamatud, ei tea, mis juhtus. Raske uskuda, vaata, et nagu, kuidas selline asi juhtus nagu. Ja siis, ma arvan, mõned kuud hiljem nagu ma juba oli 5 tükki tehtud ja järjest. Siis juba said aru, et midagi on nagu, aga mulle hullult meeldis, kui ma alguses nagu
eksperimenteerisime, et meil tegelikult meil oli tegelikult natukene kogemust nagu ürituskorraldusega ja natukene nagu muusikatööstuses oli veits olime nagu proovinud mingeid asju, aga tegelikult me ikkagi teadnud midagi. Sorry, ma tahtsin öelda seda, et ma lihtsalt soovitan kõigil, nagu mulle tundub, et see kanal on veits nagu unustatud ära, et kõik läheksid, vaadaksid Grindi ajalugu siin, teil on nagu lahe, et teil on olemas see kanal, sest siin on teie nagu see tõus, vaata. Kui sa lähedki siia kanalile ja siis sa vaatad nagu neid videosid, mis on nagu kunagi tehtud, sa näed seda nagu seda toorest, need tüübid lihtsalt tegid midagi. Ja nüüd, kui hakkad siia üles tulema, siis sa juba näed, production value on taga ja nagu asi on professionaalseks läinud. Et lahe vaadata, võib-olla ise ka vaatad mingi päev läbi selle asja. Me oleme korduvalt vaadanud neid. Lapanud, jah. Alati mingil peohetkel nagu tuleb lahti. Kõva. Aga otseselt me nagu, see oli tegelikult kõik mingi nii-öelda, me loosisime alati mingisuguse auhinna välja, mis oli selle tarbeks. Et tegelikult me ei võtnud seda pisut tõsiselt, ma arvan, et sellest nagu mingi kanal või mingi saade või mingi analoogne asi teha. Et tegelikult ma arvan, seal oleks päris selline Kreisi raadio tujurikkuja leveliga asja võinud nagu teha. Aga sel hetkel võib-olla kui te tegite ka, siis tegelikult see YouTube'i teema ei olnudki, selles mõttes see maailm isegi välismaal ei olnud veel läinud nagu nii hullult sellesse teemasse, vaata. Ei osanud nagu ette näha, aga kunagi ei tea. Täpselt. Nüüd sa oled läinud edasi nii-öelda ürituse korraldamisest ka artistide manageerimiseni. Millal tekkis see nagu see pump? See, et nüüd me lähme edasi, teeme midagi muud ka. Ma ütleks, et kõik on üsna nagu orgaaniliselt juhtunud. Ma ei ole otseselt mingit plaani kunagi teinud. Ma ei ole väga hea nagu plaani valmista, või ma oskan plaane valmistada, aga ma ei ole väga hea jälgija, nagu ma panen suht puusalt. Aga esimesed tundemärgid ilmutasid ennast siis, kui ma tegin bändi. Mingi äkki oli 2005, 2004, 2005 me alustasime suht noorelt. Ja siis ma kuidagi ise olid bändis ja tegid ma olin ise bändis, ma mängisin trumme, tegime metalit. See oli ka väga äge aeg. See oligi talt, mis ma alguses ütlesin, et see oli esimene selline tutvustus nagu muusika maailma põhimõtteliselt. Ja sealt tekkis see ka mingi DJ karjäär ja nii edasi, aga ma kuidagi hakkasin nagu orgunnima, ma kuidagi nagu naturaalselt sattusin sinna, et alati oli vaja kuidagi jõuda mingi esinemiseni, alati oli vaja mingi tehnika kokku leppida, mingid diilid teha, võib-olla mõnikord sai veits raha ka. Ja siis keegi pidi seda nagu kõike said aru, et seal on nagu seal on töö olemas, mida peab tegema ja põhimõtteliselt sa oskasid seda, siis said aru, et sa oskasid seda teha või? Põhimõtteliselt ma nägin, et seda on vaja teha, sest et muidu nagu asjad lähevad käest ära. Ja siis ma niimoodi nagu potsatasin sinna. Aga mis aasta see oli? See oli 2005. Siis sa juba said aru, et nagu manager teema on, või millal siis ma ei pannud mingid nagu märke sellele külge, siis oli lihtsalt see, et ma orgunnisin nagu bändi asju. Nüüd sa oled ju, sa oledki manager, sa oledki 2020 aasta manager, et millal nagu siis see päris hüppe läks selleks, et ma hakkan nüüd manageriks? Nüüd ma teen managementi. Ma arvan mingi 2 aastat tagasi. Põhimõtteliselt tegelikult Nubluga, ma arvan, see saigi alguse. Et seal sa märkasid, et selle tüübi läheb vajas teemat ja et ma võtan endale selle teema. Ja põhimõtteliselt küll. Et mingid artiste ma nagu bookisin, ehk siis, kes ei tea, booking on lihtsalt artistide broneerimine, millega ma tegelikult tegelesin hästi pikka aega. Et ma töötasin nagu hästi palju välisartistidega, keda ma siis tein Eestisse või kuhu iganes, Lõuna-Afrikas tegin veits seda tööd ka. Ja see on põhimõtteliselt sarnane asi, see on üks osa sellest nagu artisti manageerimisest, sa pead vaatama, et artistil oleks kõik olemas, kui ta tuleb kohale, ta saab nagu parima esinemise teha ja ta annaks nagu nii-öelda kõik, et tal ei ole mingit sellist asja, et ta jõuab lennujaama ja autot ei ole või mingi on näljane või midagi. See on kindlalt siuke töö, kus sa peadki, sul peab olema kogemus, sa pead teadma ikkagi mingeid inimesi, et sul peab olema nagu enne kui sa lähedki seda tööd tegema, sa peadki olema selles maailmas sees, nagu sa ütlesid, 2005 aastast alates juba on. Et niisama ei saa peale lennata sellega, et ma hakkan nüüd tegema ja eks see kõik on selles mõttes, me oleme
alguses ka, kui me tahtsime grandile hakata välisartiste saama, ma mäletan väga hästi nagu seda esimest kontakti mingi UK agentuuriga. Kirjutad panen pool päeva mingi üliilusasse kirja nagu meil on sellised plaanid, me oleme nagu ülivinged tüübid ausalt nagu ja siis tuleb vastus no. Punkt. Kõik. Ja seda juhtus päris palju, kuni me lõpuks nagu suutsime ehitada mingi sellise portfoolio ja siis juba hakkasid tekkima nagu mingid lähedasemad tutvused, siis hakkasid käima kuskil muusikakonverentsidel, nägid näost näkku neid inimesi. Et see kõik on selline muusika valustama. Ja just, nagu iga asjaga on. Ma ei tea, võib-olla mõned vaatajad näevad siin laua keskel on meil midagi, mis on jälle varem olnud ja põhimõtteliselt ma küsisin enne podcasti Kaarlilt, et kas sulle meeldib spicy food ja tüüp ütles, et jah, ja siis ma tõmbasin välja põhimõtteliselt spicy ruleti, mille ma olin ostnud juba enne seda, kui ma üldse esimese episoodi tegin ja nüüd ma avastin selle uuesti ja me tõmbame selle loosiratta käima. Siin on põhimõtteliselt 1-10 ja näed, siin on meil chipsid ja ma annan sulle au esimesena rullida ja siis tõmbame. Sa oled nii lahke. Mõtle, kui sa 10 saad. Ma loodan, et ma saan 10. Tai, siis võtame äkki otsa sulle 10 lihtsalt. Ei. Tahaks ikka loosi. Tahaks Fortuna sellist käikäikuga näha. Tai. Et aga... Tõmba lihtsalt tööle see. No nii, võta välja, vaata, mis toimub. Mis see on? Mis number see on? Siin on peal 3. Easy cake. Ma pean selle lahti ka tegema. Tõmba ma saan aru, et sa oled natuke sellest Hot Wings Challenge'ist inspiratsiooni saanud. Ma leidsin ma tegelikult just täna vaatasin ka seda videot. See on vist The Hot Ones või mingi siuke on selle nime. Aga seal käivad nagu retsid vennad ja seal käivad nagu siuksed tüübid, seal mingi Gordon Ramsit panevad, vaata. See on arukordne võimalus saada selleks. Mul on arukordne võimalus teha sama asja Eesti 2020 aasta manageriga. Palun, võta. Nii. Kui palju seda panema peab? Nii palju, kui sulle meeldib. Ma lihtsalt nagu ütleme sellise production value nimel ma panen suht nagu hea törgi. Nii et vaatame. Ma arvan, et see on lebo. Lihtsalt 3 tundub lebo number nagu. On lebo või? Mõtlete jah? Lebo ma ütleks. Aga ütleme, ootan tulisemat. Ta ütlesin, et siin on nagu 10 jäi ja ma sain 11. Väike selline, ma ei tea, kas Joonas on varem seda oma saates rääkinud, aga ta ütles, et ta ei ole absoluutselt spicy vana. Täna ma niimoodi, ma tõmban nii errorisse praegu, et ma ei saa teid podcasti enam edasi teha. Võib juhtuda, et ma võtan natuke üle. Ma panen mingit monoloogi lihtsalt. Aga ma ütlen, aga see väga mingi naljaasi ei ole. Ei ole, jah. Siin on 11 on jalapeno, habanero pepper, habanero powder, ghost pepper. Ghost on vist päris hull või? Ma ei kütta. Carolina Reaper. Pepper ja powder. Mulle üldse ei lähe, ma ütlen niimoodi, et üks asi on see, et sa paned nagu suust selle sisse, aga teine asi on välja ka saada kuidagi. Ja mul on see, et ma olen pannud 2 miljoni, mis need ühikud on, vaata. Mida mingi Satoshi või ma ei tea, mis need on. Igastes need tugevuse nii-öelda unitid ja ma olen pannud 2 miljonist. Niimoodi, et ma olen droppi pannud nagu ühe väikse tilga endal keele peale. Ja see valutas. Nagu see ei olnud enam see, et mul on nagu piprane, vaid see oli valu. Ei, rahulikult panen tagasi. Ma annan sulle selle nii-öelda õiguse. Tegelikult see on jumala, see on, ma arvan, et ma suren ära ja. Ma panen 2 seda äkki. Okay. Double trouble nagu. Jah. Nii et... kus me jäime? Ossa kurat. Lähme lihtsalt naturaalselt edasi sellega. Kas ma paneme saate jooksul veel või ma pean kohe ühe veel otsa panema? Kindlalt panen veel ja sa ei pea kohe panema, ma suren ära juba praegu. Ma panen kohe. Et... Meil tuleb üliraske vestlus. Tuleb. Minu poolt. No selles mõttes, kui Nublu tuli mängu, siis muidugi tal on ju teistsugune selles mõttes, vist esimest korda Eestis on tegelikult nii suur nii-öelda mingi stigma või mingi asi on inimesi ümber ja artisti ümber. Kas ta on nagu selline, saab öelda nagu ainulaadne praegu veel? Ma arvan, et iga inimene on ainulaadne, aga kindlasti
muusikamaastikul, noh, seda näha lihtsalt, et see nagu töötab kuidagi. See töötab ja inimestele ta meeldib ja ta kuidagi on nagu noh, leidnud sellise nagu õige tee. Aga ta ei ole ju ainuke ka, sul on ju teisi, sa ju vist teed Whatevaga, on ju? Whatevaga töötame koos, nemad on väga, väga ägedad tüübid. Ühed minu arust parimad elektroonilise muusika produtsendid Eestis ja kindlasti nagu ühed tugevama visiooni ja brändiga tüübid, et sa tead ise neid väga hästi. Ja praegu ma nendega kahega nagu töötangi, sest et see on selline piisav mõõdukas kogus tööd, et suuta nagu fokusseerida ilusti mõlemale. Mis see vahe on, selles mõttes ongi ju kaks artisti, kellel on täiesti erinev visioon. Üks on siis nagu, võib-olla visioon ei ole erinev, aga nagu võib-olla see turusiht ja need nagu põhimõtteliselt lühiajalised eesmärgid on vist ikka täiesti erinevad, on ju. Või siis küsimus on, et kui erinevad need on nagu, kui üks, kes on siis Eesti turule praegu nagu suunatud tugevalt, teine, kes on ikkagi nagu natuke laiemalt, et mis see manageerimise erinevus seal on? No põhitõed on samad. Ikkagi valdavalt artistid teavad samu asju, neil on mingi looming, nad esinevad, nad vajavad mingisuguseid pilte, igasugust visuaalset materjali. See kõik on sama, aga see lähenemine on selles mõttes, strateegia on täiesti teine. Üks ongi nagu Eesti turule Nublu nüüd ka nagu Soomes väga, väga tublit tööd tegemas. Aga välisturule minekuks, see on... Ma olen nii lappes. ma just nutan siin, aga mul niimoodi, mul täiega lappab. Et välisturule minekuks on nagu ikkagi, ütleme nii-öelda suurte poisside juurde siis jõuda, seal on ikkagi vaja tutvusi, seal on vaja õnne, seal on vaja head muusikat, mis on nende puhul nagu olemas, aga Eesti on nagu niivõrd väike, inimesed tunnevad teineteist ja põhimõtteliselt ikkagi nagu siin areenile saada on, pisarad tulevad, ma ei ütleks, et lihtne, kindlasti see vajab nagu kõvasti tööd ja kui sa tahad veel nagu pikka aega Eesti turul nagu head karjääri teha, siis kindlasti see ei ole mingi lihtne asi, aga lihtsam võib-olla. Jah, ei no selles see on ju lihtsalt, see on täiesti loogiline matemaatiliselt, kuna on vähem inimesi, siis vähem inimesi teevad muusikat ka ja turg ei ole nii üleküllestunud, nagu on seda praegu maailmas, sest maailmas tõesti on üleküllestunud täielikult see muusikaturg. Muidugi, sest et mingi hetk juhtus selline nagu muudatus, et sul ei olnud vaja enam professionaalset helistuudiot, et teha muusikat, on ju. Sul peab olema hea arvuti, Macid tulevad täna isegi juba nagu selle GarageBandiga, millega sa saad juba nagu palju asju teha, see on kordades võimsam, kui sul mingi, ma ei tea, 95. aastal üldse mingi high-end digitaalne see programm oli. Põhimõtteliselt ongi siis see, miks ta on meil tänapäeval nii üleküllastunud, on siis tehnoloogia järele jõudmine siis nii-öelda tavainimeste kättesaadavus ja see on. Just kättesaadavus ja see on hea minu arust, sest et tehakse ülipalju head muusikat. Informatsioon on kättesaadav ilusti, aga teises küljes nüüd nagu nii-öelda läbi lüüa on oluliselt keerulisem. Ja nüüd produtsent tänapäeval peab tegema rohkem kui lihtsalt nagu muusikat. Ta ei pea tegema, aga tema alustavatel artistidel on ikkagi vajalik mingisugune... Sul on vaja karakteri või mingit nagu seda brändi ja kogu seda, on ju? Jaa, ma ütlen, kui nagu muusika on väga, väga, väga super, on ju, siis see muusikal on nagu selline jõud, et ta on nagu magnet, vaata, ta tõmbab inimese enda külge, kui seda nagu kuuleb õige inimene, on ju, et sama juhtus nagu Nubluga, see läks kuskil SoundCloudis lihtsalt nagu tööle. Läks tööle ja siin on, maailmas on nagu mitmeid näiteid, kuidas nagu selline asi on juhtunud. Aga vastupidiselt on ka väga palju head muusikat, mis on nagu, mis ei jõua kunagi inimestele. Avastamata, jah. Mul on, kui ma õppisin Lõuna-Afrikas, ma olin ka muusikaproduktsiooni erialal, ja siis ma tutvusin hästi palju seal kohalike muusikutega ja sain lihtsalt natuke näha, mis seal nagu toimub. Seal on
see keskmine tase on väga-väga äge ja seal tehakse nii palju nagu unikaalset muusikat, mis ei jõua mitte kunagi sealt nii-öelda riigi piiridest välja, võib-olla isegi linna piiridest, et aga miks see siis ongi lihtsalt, no neil on ka internet ju nad ju saavad ka panna selle üles, aga lihtsalt siis mingid connectionid ja asjad lihtsalt ei ole lihtsalt olemas ja ma ütleks, et internet on, aga noh, see on ikkagi Aafrika, et seal on nagu see ei ole nagu nii iseenesestmõistetav kui siin, et seal ikkagi internet on päris kallis seal ja paljud võib-olla ei mõtlegi niiviisi nagu, et noh tahaks kuskile välja jõuda. Kindlasti nad tahavad nagu ja seal on palju näiteid ka õnneks, et kes on nagu jõudnud maailma areenile on ju. Diantword, Black Coffee house muusikamaastikul, kes tunneb, see teab. The Beatenberg on väga äge. Jah, aga noh, see ongi täpselt, need on need vähesed on ju, nagu ikka selles maailmas on ju. Jah, millal üldse on artistil vaja managementi? Aga mis on see punkt, et noh, et kas praegu, kas Elina Bornil või Beyondil nagu on vaja nagu noh, kunagi Beyondil nagu oleks olnud vaja nagu managementi või millal see nagu etapp tuleb? Ma arvan, et see on natuke selline tunnetuslik, et siis kui nagu muusika tegemine hakkab nii-öelda vahetuma arvete väljakirjutamise või lepingu saatmistega või mis iganes mingisuguse meilitööga või ütleme see põhifookus ehk siis loomingu tegemine saab vähem nagu tähelepanu ja noh, ma arvan, et see ongi see lihtsalt, et kui sa tunned, et sa ei suuda lihtsalt enam üksi hakkama saada, siis sa võtad kellegi kõrvale, kes aitab. Et siin on nagu keeruline öelda, aga ma arvan, et enne võiks olla mingisugune mingi kuulajaskond peab olema kindlasti, sest et ikkagi management tasuta tööd ei tee, on ju, kuigi alguses on see üsna loomulik, et nagu kui sa usud sellesse brändi ja kogu asja. Siis sa aitad nagu vaata ja neid näiteid on ka hästi palju. Et jah. Oled valmis järgmist, ma muidugi. Mul ma ausalt öeldes ma ootasin nagu rohkem pisaraid ja mingit valus oli. Ja ma hoidsin kokku ennast. Sul on väga tugev see tahtejõud. Nii. Mul tuli 4. Mis asja, võta see 11 lihtsalt, kulada. Võta see. Davai, for experiment sake. Ma võtan. 4, Mul see on juba tunda, et see on valus. Mul täiega hakkas moosi olema ennast. Ma arvan, et siin tuleb otsida need 12-20 teemad ka ülesse. Ja, kindlalt, hakkame sealt olema. Aga 20-ni? Ja, natuke. Või noh, ma ei tea, vaatame, mis juhtub. Häid jõule. Häid jõule. Appi. See on nagu väikse selle ooteajaga. Ja, siis kikib. Algul ei saa arugi. 8, 10 võib välja võtta. Ma lihtsalt ei viitsi neid 11 ja 12 isegi proovida. 12. 12 ka? Ja, vist 12 on kõige olema. Ma ei tea, ma võtan 10 praegu. Lähen korra, võtan ühe sammu tagasi, et pärast 2 sammu edasi minna. Vahepeal peab niimoodi tegema. Ma ütlen, ma nagu mingi tervet toitu sellega ei viitsiks süüa nagu. Jaa, lihtsalt ei viitsi nagu. Aga lihtsalt ei viitsi. Praegu väikse sellise kiki saamiseks on täitsa nagu tõmbab keha korra tööle, on ju? Ma arvan, nagu kas sa lähed külma duši all hommikul või sa paned väikse hot sauce'i. See on jah, sa nagu saad juba lõhnast aru, kui asi on lase peetšati sulle. Laseme saatel kulgeda, aga ma ühel hetkel ma arvan, et ma lähen selle 12 peale ka. Ei, kindlasti. Sest et elad ühe korra. Ei, midagi. Ma arvan, et 10 peab olema lebam ju. Aga tunda on nagu keha hakkab tööle ja selline higi hakkab nagu tekkima vaikselt. Jah. Et keel ikkagi praegu nagu annab tunda, on ju? Jah. Ega sul ei ole mingid allergiaid, no?
kohe saame teada. Ma ei usu jah. Ei ole, okei. Sellega on hästi näinud. Okei. On üks selline, ma võtan selle ära ja siis mul on, või samal, sa võid samal ajal rääkida. Mis see, on täielik üldine arusaam, et muusikatööstus on julm ja täiesti cutthroat ja nagu rets teema, on ju. Kas see on siis sinu kogemuste põhjal siuke samasugune, või siis see on see high game, nagu see väga kõrged poisid nagu? Ma arvan, et siin ei ole nagu musta ja valget, siin on nagu kindlasti seda, mis sa mainisid, ja on ka väga palju sellist sõbralikku armastavat nagu keskkond, et see kõik ikkagi taandub inimese nagu tüübile ja suhete tüübile. Et ma olen kogenud nagu mõlemat poolt, on ju. Oskad milline see hull pool oli? See tundub huvitav. No mul on hästi palju lugusid on rääkida Eestis siis varem toimunud Weekend festivalist, kus ma töötasin pealava managerina. Pealava manager põhimõtteliselt siis hoiab nagu kogu seda pealava aktsiooni koos, kaasa arvatud siis nagu artistidega suhtlust ja vaatab, et neil on kõik asjad olemas. Kõik õigel ajal kohale jõuaks. Kõik õigel ajal kohale, samas et tehniline tiim jõuab oma asjadega valmis ja nad nii-öelda tagavad kõik, mis on nagu artisti siis Raideris, nõuetes kirjas. Ja seal oli nagu ikkagi mõned tulevad lihtsalt on nagu kõige armsamad inimesed üldse nagu mäletan selline artist nagu Example. Tal oli kõige lebam nagu manager üldse, ta mingi normaalne, ma usaldan sind, see on you know your shit, vaata. Pärast laivi veel Example tuleb kõrvale ja siis nagu räägib, ma olin nagu professionaalne, aga ikkagi kergelt nagu selline elevus on sees. Väike elevus on sees. Siis ta jäi muga rääkima, mingi 5 mintse, nagu lihtsalt ma ütlesin, kuule, what's up, vaata. Aga ta oli üli tänulik, üli nagu tore. Samas teises küljest sul nagu tuleb mingi selline tüüp, et Tiesto tahab oma WC nagu 10 meetri kaugusele, et kui sa seda nagu ei pane, siis see on läbi. Või nagu mingi samamoodi nagu artisti poolt, et nad lihtsalt ütled tere, vaata, nad nagu sina oled nagu mingi suvaline tüüp nende jaoks ja ega ma ei ootagi mingit nagu seda lihtsalt see loob nagu parema keskkonna, kui sa nagu oled inimlik, vaata. See on selles mõttes see praegu tundub, et see on nagu inimestega anyways ongi igapäev elus, mõni on lihtsalt loh ja mõni on normaalne ja sama asi on ju kõikide inimestega vahet ei ole nagu mis alal sa oled, on ju. Aga jah, see oli jah, see on niisugune nagu, see on niisugune üldine arusaam on vaata, et see tööstus on nagu täielik hullumaja ja mingi niisugune teema, et sealt tuli see küsimus ka nagu. See võib olla küll. Mõtlen, kas mul on veel mingit põnevat lugu sellega rääkida, aga kindlasti jah, on nagu põhiline on see lihtsalt, see on tegelikult hea nagu olukord, et see teinekord see, mis jutt nagu tuleb läbi e-maili, on hoopis teine sellele nagu inimesele, kui ta nagu nii-öelda näost näkku kohtute. Ta oli selline artist nagu Afrojack, Hollandi artist, ja tema siis see nii-öelda tuuri manager, ta nagu hullult peidistas, ta ajas nagu niimoodi näpuga järge nagu sellel Raideril ja ta nagu me ütlesime, et sorry, et meil ei ole võimalik nagu selliseid asju manna, sest iga asi oli, me ei esine. No kõige nagu ebameeldivam kogemus üldse. Ja siis tuleb kohale, ma olin juba nagu, ma olin juba ennast nagu üles ässitanud veits ja ma proovisin ikkagi nagu hoida. Kõige chillim mana üldse, siis me saime nagu üli hästi taga läbi, rääkisime, kõik olid olemas. Siis ma lõpus küsin ta käest, et why be an asshole? Sest et selles maailmas nagu, kui sa ei küsi ja kui sa nagu ei taha parimat, on ju, siis sulle ei anta ka. Et siis kõik tahavad kuskilt kulusi nagu noppida, et ikkagi, kes kõige rohkem häält teeb, saab. Ja see on tema töö, et tal oleks kõik olemas. See tulebki nagu, sellest tuleb ka aru saada, et see ei ole nagu, ei ole midagi isiklikku tihti peale. Nagu Maffia ütleb, not personal, on ju, just business, baby. Aga minu jaoks on nagu fine line, mulle meeldib nagu hea ja sõbralik olla, aga samas ma ei lange ka depressiooni, kui keegi mind nagu saadab kuskile. Ja mul eelmine külaline Kristjan Kangro ütles üli hea nagu
töökeskkonnas peab olema professionaalne sõprus. Et sul ei ole see, et sa ütled, et jaa, et kuna ma täna ei saa tööl tulla ja me ei tule, et meil võtsime õlle eile, vaata, aga sul on ikkagi see, et nagu kõik on sõbrad omavahel ja kõigil on hea olla, vaata. Et professionaalne sõprus on päris lahe nagu lause või siuke väljend. See on väga lahe väljend. Ma võiks öelda, et ma olen ise seda teed käinud pikka aega juba, et me kõik tegelikult alustasime nagu sõpradena ja edasi. Seal on omad plussid ja miinused väga nagu selgelt. Miinused on siis need, et see nagu et see sõprus sellest nagu äri poolest ära eraldada, vaata, et nagu, et sa pead selle ära tegema, vaata, see on nagu, muidu juhtub nagu A, B, C, kui sa ei tee, onju. Aga samas, kui te olete nagu sõbrad, te teete võib-olla seda rohkem hingega, võib-olla jõuate kaugemale, tekib selline mingi perekondlik nagu tunne selle kogu asja kõrvale, et see on jah nagu selline kahe teraga mõõk. On mingi tülisid ka olnud, suuri. Aga vist on nagu, või mul on niimoodi ükskõik pere või sõpradega on tülid, siis nagu tülid lähevad väga lihtsalt ära ka. Tüli on nagu elu osa, see on nagu konflikt võib juhtuda igal pool nagu. Et see küsimus on, kuidas selle lahendad nagu, et ja õnneks nagu siiamaani keegi nagu täiesti kutti pole pannud, Ei, kõik on ikkagi leidnud nagu lahenduse ja selles mõttes tulebki nagu alati läbi rääkida, et nagu võib-olla esimeses nagu vihahoos või sellises pettumuses ei tasu kohe nagu kogu mingit nii-öelda oma ajus toimuvat välja lajatada, aga ja see on emotsionaalne intelligentsus on selle asi nimi, see on huvitav teema ja sellega ma olen veits ma ise olen nagu kogu aeg suht nagu rahulikult inimene, aga lihtsalt ma olen viimasel ajal nagu aru saanud, et et sul on nagu kaks sellist asja toimub nagu paralleelselt peas. Üks on nagu see mõtete mingi keeris, mis sul kogu aeg toimub. Ja see teine on see nagu vaatleja, ehk siis kes see nagu, kui sa oled selle nagu osa endas nagu välja arendanud, ehk siis see, kes see suudab seda nagu mõtte eraldada sellest reaalsest olukorrast. Kui see, if it makes sense nagu. Mis mõtte? Selle mõttetöö eraldada. Ehk siis võtta välja ma võtsin ühe väikse tilga süda ja mul täiega lappab. Aga ehk siis võtta põhimõtteliselt nagu see olukord, mis sul on, siis see üks nägu on see, mis võtab seda vastu siis, on ja? Üks on, ja põhimõtteliselt inimestel kogu aeg nagu mõtted liiguvad. Kogu aeg mingi tüüp räägib. Isegi kui sa nagu mediteerid, on ju, sul on see hääl peas, vaata. Mingi vend räägib seal, täpselt. Aga selle tüübi taga on veel üks tüüp, kes on sinu teadvus, kes nagu suudab seda nagu eraldada, sest et kui sa oled meditatsiooniga tegelenud näiteks, siis sa saad aru, et sa suudad nagu, sa ei saa oma mõtteid peatada, mediteerimine ei ole nagu see, aga sa saad nagu läbi lasta. Sa oled teadlik, et sul on mõtted, ehk siis kui on mingisugune tüli olukord, on ju, siis torm hakkab pihta, vaata, sul on nagu kõik asjad nagu nii-öelda hakkavad tööle, on ju, ja väga lihtne on nagu kaasa haarata ja siis minna selle mõttega kaasa. Aga samas, sa hoiad ühe hetke nagu tagasi. Protsessid läbi. Võttes mul abikaasa nagu seletas mulle väga hästi ära, ta on nagu väga osav oma nagu mõttega. Ta ütles, et proovi eraldada oma nagu mõtted, pane nad vahepeal puhkusele. Nagu, pane nad, mõttegi visuaalselt, pane nad nagu kappi ja ära puutu neid. Ja minu jaoks see kuidagi toimis nagu nii hästi, et ma suudangi, ma vahepeal ei suutnud nagu oma mõttetööd nagu seda mõtteratast seisma panna ja siis olidki sa magada vahepeal või mingi tööstress või mingi selline asi. Aga seal on nagu, jah, on võimalik nagu sellest nii-öelda mööda pääseda. Mul endal on ka kindlasti seda sama probleemi, et lihtsalt ei saagi magama jääda. Nagu niimoodi, et sa vaatad kella, vaatad mingi täitsa 3 tundi, ma tulin 3 tundi tagasi ja voodisse vaata. Sest tulid kell 12 läks voodisse, vaatad kell 3 ja lihtsalt ei ole magamist jääda. Ja see meditatsiooni teema on, kus ma leidsin endal selle rahu ja ma saan hakata magama jääma, oligi vaatasin YouTube'ist midagi, et lihtsalt kuradi ninast sisse, suust välja ja see juba filtreerib su nagu mõtte ära ja nagu meditatsiooni ongi nii lihtne minna tegelikult.
et siis sa juba mõtledki ainult ühele lihtsale asjale sisse-välja ja on kõik, vaata. Et mul näiteks magama jäämisega näiteks see aidanud, lihtsalt hinga nagu. Ja siis nüüd ma ei tea, millega pärast ma olen edasi lükanud seda nagu seda Wim Hofi nagu mingi hingamis nagu treeningud ja see tüüp, vaata. Wim Hof on see tüüp, kes kuradi paljalt shortside väel läks mingi Mount Everestile ja nagu niimoodi, et tema jaoks nagu külm ei ole külm. Ja ta ütleb, et teeb seda kõik ainult hingamisega nagu. Ainult hingamisharjutused. Sisse välja nagu, et nii hull meditatsioon ja nii hull nagu mindfulness, et tal ei hakka isegi külm. Ma kujutan ette, see on mulle meeldib nii-öelda kuskil külmas vees vahepeal tippida või nagu külma duši all käia. Külma dušiga on nice, see on kogu aeg ainult üks mõte, et ma tahan välja seda, mul ainuke asi on see, et nagu ainuke mõte on see, et täis nii külm on nagu. See on nagu, see areneb, vaata. See on nagu, see ei ole nii keeruline enam. Sest et sa nagu harjud ära, vaata. Ja sul ongi, sa nagu mõttes juba suudad kuidagi teistmoodi sellest nagu aru, sa ei reageeri kohe, vaata, sul on lihtsalt see, et see on vesi ja fine nagu. Mul oli kunagi, ma proovisin alustada seda, et ma lähen külma duši alla hommikuti. Esimene päev davai, kõige külma duši alla, päev, nii rets, tulin välja, järgmine päev on haige. Ja siis oligi, minu trip sellega jäi nagu poolikuks. Aga tegelikult peab hakkama vist niimoodi minema, et sa vist kehale ei peagi minema niimoodi, et sa lähed kohe nagu to 100, vaata. Ma soovitan omast kogemusest, kui sa nagu Aafrikas elad, siis on fine nagu minna külma duši alla, vaata, sest see on nagu väljast kogu aeg soe, aga Eestis meil on natuke teised reeglid, sest et sa ei taha minna külma duši alla, kui sul on nagu lihased pinges, vaata. Kui sa oled mingit trenni teinud, siis on parem, sest muidu sa võid nagu, kõige suurem oht on see, et sa nagu tõmbad lihase nagu lukku või midagi. Aga või see tavaliselt on natuke soja duši all ja siis lõpu paned mingi 2 minutit jääkülma ja proovi, äkki see aitab. Peab proovima, jah. Proovime selle 12 ära. Ma panin väikse, siin vahepeal, nagu kui sa rääkisid, ma lihtsalt panin nagu endal nagu üliväikse tilgakesi panin nagu keele peale ja mul tõmbas nii lappama. Lihtsalt väike täpsustus ka, et selle brändi nimel Pure Bread Idiot. Ehk see ütleb midagi. Ütleb meie kohta midagi, minu kohta. Aga võta seda. See on 12. Ma arvasin, et see on 12. Ei, see on 12, see on 10. Ärme siin mingit... Ei ole mingit slackimist, jah. Lihtsalt tüütu nagu. See ei ole nagu see tunne, kui meil on mingi selline ulmejook, ma ei tea, kes selle nagu üldse välja mõttes, kui aga mingi Stroh 80. Jah. Et see... Ulmejook. Kui ma esimest korda seda nagu võtsin, see on nagu, sellest mul jääb nagu puudu arusaamast. Sest põletas nagu, ma tundsin fucking keel kees nagu. Et... Mis sellega siis, mis tunne sellega tuleb? Ma ei tea, vaatame. Proovime ilusti. Suu, lakke ja igale poole. Appa. Kõigil on kikk nagu, alguses korra ei ole mitte midagi ja siis tuleb, on ju. Ma just sain paar päeva tagasi teada, et ma räägin veedetult väga ametlikult, mis see vastab tõele või? Ma hakkasin nagu kuulama seda enda kõne maneeri ja... Ma ei tea. Ei ole või? Ma ei tea, minu arust sa räägid, ma tean sind väljaspool podcasti ka, minu arust samamoodi on kõik nagu. Aga võib-olla sa räägidki siis tavaliselt. Ma ei tea, kuidas ise on mugav rääkida sul niimoodi. Ja nii on, tundub küll, jah. Korra. Toimub siis, jah? Lihtsalt pärast, kui ma ei arvanud, et ma nagu... Teine kord on see, et nagu saad midagi teada enda kohta, nagu mida sa ei teadnud varem ja siis on nagu fuck it, see ei ole küll minu. Nüüd ei ole mitte midagi, veel ei ole mitte midagi ja nüüd hakkab tulema, tere tulemast, nii hull on. Ma kuulen ette, et võib-olla nagu mul nagu pisarad välja tõmmas, aga see on selline see, kes kuulab nagu ainult mingi Spotify'st või kuskil, kes kuulab seda köimist, vaata. Tal võib-olla... Pisaraid ei ole. Mul tuleb. Aga jah, mul oli vaja rääkida nagu mingitest harjumustest. Siis ma ülipikalt nagu, minu arust, kui ma mõtlesin, ma hakkasin nagu alalõuga liigutama. Oli alla mingi selline nagu kerge, hästi õrnalt. Aga ma ei teadnud, ma ei olnud sellest kunagi nagu teadlik. Ja siis... ma sain teada, nagu keegi ütles ka, et nagu, miks sa seda tead? Ma teen või?
ja siis ma küsin sõpradest ka, teen nii või? Muidugi, jaa, ma olen nii harjunud, nagu sa mingi põhilõua päris teha nagu. said lahti või? Jaa, see on, kui kellelgi on mingit pahasi harjumusi, siis soovitan teha koostööd kellegagi, kes kaaslane on väga hea. Kes ütleb kogu aeg sulle, et ära tee, jah? Kogu aeg, ja siis sa oled muutunud nagu teadlikuks nende asjade suhtes. Mul oli see, et ma istusin siis jalgaks alati käima, vaata. Aga siis oli ka, mingi koolis, vaata, saati see kõrvalistajal mingi laud ka, käib niimoodi, ja oli ka lõpuks mingi lõpetada. Ja siis nüüd ongi enam ära. Samamoodi oli küünte närimine asjad. Kõik on, tegelikult saab kõigest lahti nagu. Isegi nikotiinist. Lihtsalt pead olema teadlik nagu sellest probleemist endast. Hea, ma olen kuulanud siin mingit podcasti viimased Ajuvabus podcast. Seda ka, väga hea podcast on, aga Oprah ja siis selline tüüp nagu Eckhart Tolle, kindlasti mingitele inimestele ütleb see nimi üht-teist. Ja siis neil on nagu selline 10-osaline nagu teadvuse lahkamine ja üldse nagu praeguses hetkes olemine ja kuidas see nagu sinu elu kvaliteeti võiks parandada. Kaasa arvatud nagu mingi harjumustest lahti saamine ja nii edasi. Et see on kõik nagu harjutamine. Sul on see nagu eneseabiraamatud nagu töötavad ja üldse podcastid ja asjad? Jah. On jah. Minu arust see on niisugune asi, et mul on endal ka, kui seal näed nagu mingid raamatud on ja siis seal on kõik on nagu pigem nagu mingi suunaga eneseabi või mingi nagu, mulle nagu Harry Potteri teema ei meeldi. Üldse niisugune fiction on ja. Ma arvan, et nendel on väga palju, see on ikkagi nagu sama joon on, aga mida rohkem sa kuuled ja nagu loed seda uuesti, siis see hakkab sul lihtsalt nagu sisse tulema kuidagi nagu. Sa räägid seda, sul pisar tuleb, see on nagu nii tundub, et sa räägid nagu emotsionaalselt. Ma proovin selle, vabandust, jah, ma olen nõus sinuga. Et niisama ühe korra selle asja läbi lugemine minu arust absoluutselt ei tööta nagu ja mingi raamatu läbi, näiteks seal ma lugesin mingi, ma mäletan vist mingi müügiraamatu suht nagu ammu, kui ma ei pidanud absoluutselt mingit müüki tegema, siis sellest ei olnud kasu. Lugesin selle sama raamatu uuesti läbi, kui ma pidin hakkama veits müüma ja kohe aitas, hakkasid kohe võtma, tegema särk-värki nagu. Mul lappab küll täiega praegu. Ma arvan, et see eneseabi on nagu, see on selline nagu veider sõna või see kuidagi tekitab kohe nagu minu jaoks mingisuguse sellise, see ei ole, jah, see aitab sind, aga see on žanr. See on nagu, mis iganes kellelegi meeldib, et siin ei ole nagu õiget ega vale, et kui sa leiad sealt endale midagi, siis nagu, mis selles halb on? Muidugi jah, midagi halba ei ole. Midagi halba ei ole. Miski pole halb. Kõik on mingisugune kogemus või igast asjast saab midagi õppida. Räägi veits Aafrikast ka. Mis seal, see on ikka täitsa teine maailm seal, et võib-olla tõmbad kohe lahti. Täiega lappab, mul on nii olus on. Aga äkki tõmbad kõige eluohtlikum olukord, mis sul on olnud Cape Townis? Kõige eluohtlikum olukord? Mul nagu sellist vahetut mingit surmaeelset momenti pole olnud, aga ma just hiljuti tulime kuskilt autosõidult, käisime väiksel road tripil ja siis pühapäeval selline ilus päikseline päev, olime nagu kahe nagu sellise huudi vahel maantee peal, punase foori taga. Kas seal on ka mingi Bloods and Crips või? Seal on küll gängid ja seal on mingid 27, 28, see on mingi, veits teise nimega on ju, aga ja seal on veel eri nii-öelda rassid nii-öelda, sellest ma võin pärast seda rääkida. Nii, olite punase tule taga. Aga me olime punase tule taga, rahulikult chillin ja vaatan nagu, ülitavaline on Aafrikas see, et nagu valgusfoorid väga midagi ei tähenda, et inimesed suht tuimalt panevad üle tee ja sa harjud sellega lõpuks ära, et sina sõida oma kiirusega ja siis inimesed lihtsalt kuidagi nagu selle eestel on jaywalking ja siis mulle tundus ka, et tuleb kõrvalt nagu minu auto eest täpselt võib-olla isegi katsus kapotti, tuli mööda mingi tüüp, mõtlesin lihtsalt slaidib üle ja siis vaatab minu ees oleva auto sisse niimoodi aknasse nagu väga casually lõks aken sisse, kott välja, märgid tagasi. See tekitas mulle nagu nii nagu vastiku tunde kuidagi, sest see oli nagu nii... See on nii haavatav, nii suvalises kohas. Just oled nii haavatav ja lihtsalt see nagu lihtsus, kuidas ta nagu
ja käekott ja let's go, ma kujutan ette, et ta teeb seda päevas nagu mitu korda. ja see ongi tema sissetulek, on ju. Et see on tema sissetulek sinu mõttesse. Aga jah, selline nagu silmad peavad kogu aeg kukla taga olema, kui sa nagu Kaplinnas elad. Ma ei taha kellelegi nagu öelda, et ära kunagi mine Lõuna-Aafrikasse või Kaplinna, palun. See on üks ägedamaid paiku, kus ma elu sees käinud olen. Sellepärast ma seal nagu 6 aastat elasin ka, et tegelikult see oht ei ole nagu nii nagu igapäevane, siis ei ole nagu iga nurga taga, et aga sa pead olema lihtsalt nagu valvel ja seal on mingid teatud nagu reeglid. Olema enda ümbruskonna suhtes hoidma silmad lahti lihtsalt, jah? Ja, põhimõtteliselt küll. Et aga mul on endal lihtsalt paar korda on mingid aknad sisse löödud ja siis mingid asjad välja võetud. Ühe korra mu naaber püüdis selle varga kinni ka. Oligi ta, isegi nii väike asi, kui sul on nagu näiteks iste on natukene nagu lahti. Mul oli mingi madrats oli taga. Tavaliselt on hea nagu selline tava, et sa ei jäta midagi autosse nähtavale. Ja, vana, jah. Et see, sellest loogiline asi on. Isegi Eestis nagu tegelikult ei... Ja, täpselt, et aga seal eriti nagu ei tasu seda teha. Aga siis mul oli lihtsalt tool tagumine see nii-öelda pagassi see tool oli natuke lahti ja siis ta nägi seal midagi. Ei, see tool. Tagumine, taguiste nii-öelda oli natuke lahti. Sa teinekord alla lükata selle, et mingid pikki asju pagassi. Okei, tõi. Natuke segane. Ühesõnaga, ta nägi, et seal võib midagi olla ja see oli piisav põhjus juba, et ta nagu lõi mu akna sisse. Väga crazy, jah. Aga naaber püüdis ta kinni ja siis ma veel magasin hommikul ja siis mingi tere, et kuule, et teil on mingi tüüp nagu. Mis siis lähed politseisse või kas politsei teeb seal midagi? Ma käisin kohtus aga kuna ta oli nagu kodutu, siis midagi on teha. See ei ole võimalik nagu. Mis see rasside teema on sul? Kes natukene on uurinud Lõuna-Aafrika ajaloo kohta, siis seal oli selline süsteem nagu apartheid, mis tähendas seda siis, et see on selline segregatsiooni poliitika vorm, ehk siis sul on, kui sa oled ühest rassist, siis sul on ühed reeglid, sa oled teisest rassist, sulle kehtivad teised reeglid. Et keegi arvas, et see on nagu hea mõte millegi pärast. Ja ühesõnaga siis hakati nii-öelda inimesi nagu konkreetselt nii-öelda kastidesse panema. Et kui sa vaatadki nagu Kaplinna kaarti näiteks, seal on sellised ruudukujulised nagu linnaosad. Ongi nii, jah. Kuhu sul on näiteks, et siin on mustad, seal on valged. Ja Lõuna-Aafrikas on veel niimoodi, et seal on, ei ole ainult mitte mustad ja valged nagu Ameerikas, aga seal on mustad, hõimud ja seal on nii-öelda mulatid ehk colored, hindud on täitsa erigrupp, valged, ehk siis jah, põhimõtteliselt seal peab nagu väga, see on nii nagu tundlik teema, et seal peab olema väga nagu ja, et kui sa mulatile ütled must, siis see on juba probleem, on jah, just, et igal juhul täpselt nende nagu gruppide järgi on nagu tekkinud mingid linnaosad ja siis, et see ei ole ainult see rassism, ei ole seal nagu valge versus must, seal on nagu igati pidi see on juba nagu nii next level, aga samas teisest küljest seal on see nii kaua kestnud juba, et praegu enam ei ole apartheid, lihtsalt täpsustuseks, et 94 aastal tuli Nelson Mandela võimule ja siis seal nagu muutus päris palju asju, et oluliselt nagu sõbralikumaks läks see. Kunagi oligi seal vist hollandlased vist läksid sinna ja siis seal hakkas see valged võtma nii-öelda üle ja siis seal hakkas jälle midagi veel juhtuma. Ja algul olid portugaallased, siis hollandlased, siis britid, et seal on nagu hästi nii palju on läbi käinud. Noh, see ongi mõnes mõttes nagu keegi ei tea, kes seal nagu originaalselt oli, vähemalt mul puudub nagu selline ametlik nagu info selle kohta, kuidas see täpselt nagu ajaloos nagu juhtus, aga nii palju, kui ma kohalikega olen rääkinud, siis väidetavalt kõik nagu tulid sinna, et see ei olnud kellegi maa nagu nii-öelda algusest peale vaata, aga siis see ongi tekitanud mingid sellised nagu pinged, et ei, see kuulub minule, et see on kuidagi inimestel millegipärast on alati see rassi teema nii, ma ei tea, nagu kuidagi millegipärast on vaja nagu teha see on minu arust on nagu mõttetu asi sellepärast, et see nagu, see ei ole
kõik on nagu inimeses kinni. Kui sa oled nagu tore inimene, siis sa oled tore inimene. Ei ole vahet, kui sa oled asshole, siis sa oled vahet ei ole, mis värvi saad, on. Ja mis ma tahtsin selle teema lõpuks öelda, et kuna seal on niimoodi nagu linnaosadesse pandud, siis põhimõtteliselt kui sa oled, ei näe välja nagu seal konkreetses linnaosas, siis saadakse aru, et sa nagu ei kuulu siia ja siis võib midagi probleem tekkida. Et ma olen ise Hoodis käinud, ma olen abiellus lõuna-afriklasega ja ma olen nii-öelda tema emal oleme külas käinud, et ta on seal nagu Hoodi ääre peal ja nüüd ma nagu tunnen mingid naabrid ja värk ja kõik on nagu chill, aga esimene kord lähed on just Nüüd vaatavad, jah? Suht nagu veider tunne on selline hästi nagu energiline, et nagu minu jaoks oli nagu harjumatu, aga nüüd ma nagu saan aru ja tegelikult pead lihtsalt teadma nagu kuhu minna. Mis klannis sinu abigaas on? Tema on selline nagu kutsus Cape Colored ehk siis nii-öelda kapimaa siis nagu mulatt põhimõtteliselt, et tal on nagu kuskilt varasemast ajast on üks mingi natuke briti mõjutust ja siis Lõuna-Aafrika? Jah. Ja põhimõtteliselt, jah. Ja nüüd oled Eestis ja kavatsid jääda Eestisse? Praeguseks küll, jah. Praegu mulle meeldib. Siin on hea, siin on kõik nagu nii, kõik on nii korras nagu. Ja ma tahtsin öelda, et kui ma tulin, siis ma, võib-olla ma olen natuke nagu silmakirjalik tulles nagu Afrikast, aga nagu ma ütleks, et ärge muretsege nii palju nagu ilma pärast. Kõik inimesed mainivad, nagu see on nagu selline story on tekkinud selle ümber, et kõik on nagu jälle vaata, see on nautige, panen seda, et see on 9 kuud või võib-olla isegi rohkem on see nagu, et leidke nagu positiivset sellest ilmast. Mulle väga meeldib. Ma ei tea, Resk. On täitsa teisel leheküljel. Võime 5 kuu pärast uuesti rääkida, siis vaatame, mis mu nägu teeb. Sul, ma arvan, selles mõttes muidugi ei tohi lasta siuksele asjale endale peale nagu hakata, aga kui sa ikkagi nagu ärkad üles, vaatad välja, hall, lähed välja, käid, oled paar tundi väljas, ongi nagu natuke veits heledam hall ja siis kell lööb 3:30 ja siis on must nagu. Ehk siis nagu kui sa millegi pärast nagu, ma ei tea, see ei tõmba käima mind hommikul nagu. See ei ole see, et ärkad, tõmbad üles, vaatad, päike, roheline, mida vekki vaata, sinine, kõik värvid on, vaata, üldteemas. See nagu annab lihtsalt nii palju rohkem energiat kui see, et sa vaatad, no ei ole värve nagu. Ma saan aru. Ei tõmba käima. See muudab, kui ma kolisin sinna, see nagu muutis mind täielikult, ma nagu avanesin vaata nagu mitmed pidi. Ja. Ei no kindlasti see on, ega muidugi isegi see, kui ma ütlen, et täna on ülinõme ilm ja mulle üldse ei meeldi, ega see ei pane mind mitte midagi muud tegema, see on lihtsalt üks korra, see on üks mingi lause, vaata. Sa tuled siia, kui see on ülinais ilm on pask, lähme teeme podcasti. Aga mis sa ütlesid, ülikõva ilm täna nagu ja lähme teeme podcasti. No ei, kindlasti saab, aga ega see ei muuda, selles mõttes see ongi pigem, mis ma teen selleks, on võtta Toome 3 ja paned edasi nagu. Et selles mõttes see on reaalne, et inimene ei saa piisavalt Toome 3 nagu. See on nagu the fact of the fact, vaata. Et siis peab lihtsalt kuskilt mujalt seda saama juurde. Ei, ma olen nõus, vahepeal nagu õnneks meil on nagu võimalus ära käia ja teha, et see päikseenergia loomulikult see muudab nagu nii palju, sest sa näed juba nagu kuidas Eestis inimesed tegelikult suvel nagu avanevad ja täitsa nagu teine täpselt nii ongi. Ja see on nagu minu arust Eesti inimesed on niimoodi, et nagu nad suvel ongi nagu lilled, mis lähevad lahti nagu. Siis saad nagu tunda esimest korda seda nagu rõõmu inimestest, see on nagu üldiselt vaata, see juba see, et sa lähed nagu poeselt kassapidaja juurde ja ta on lihtsalt nii palju sõbralikum suga, kui on niimoodi, kui praegu minna kuskile. No praegu on veel eriti haige koroona aega, aga jah. Ma siiski arvan, et natuke see story on nagu liiga nagu tugevalt kuidagi nagu juurdunud. Lihtsalt, et inimesed on pahurad. Natukene. Tõmme kalla. Positiivselt, jah. Aga jumalast nagu, mis tahate. Okei, ma ei tea, mul on praegu tühi nagu. Ma sain kõik küsitud, kõik sain teada, mis sul on nagu. Kas sul... Kogu pilt selge. Jah, kas sul on endal midagi veel... On sul Eesti rahvale midagi öelda? Las ma mõtlen korra. Ma ikka tahan Eestit kiita nagu väga. Mille eest? Olles nagu eemal, siis ma näen, kui palju siin nagu selliseid
boonuseid on nagu palju siin tegelikult nagu häid külgi on, et miks siin elada. Ühest küljest siin on väga ohutu elada, ma arvan, et sellega me võime kõik nõustuda. Teisest küljest meil on nagu niivõrd head süsteemid, jah, tõesti kohati võib-olla isegi üle nagu orgunnitud, ütleme siis niimoodi, aga see, et kui sa tahad mingeid toiminguid teha, siis nagu ma läksin Lõuna-Aafrikas oma juhiluba uuendama. Ma pidin 4 tundi kuskil nagu järjekorras seisma ja nagu mingi ülinõme olukord oli ja siis ka mingid asjad ei toiminud ja mingi siin ma lihtsalt nagu käisin korra, logisin ID-kaardiga sisse kuskil ja let's go nagu järgmine päev kodus. Et see kõik on tegelikult ülipositiivne ja lihtsalt vaadake enda ümber, mõelge reaalselt nagu mis teil tegelikult nagu olemas on ja ma arvan, et see on väga palju põhjust, mille üle rõõmu tunda. Jah, et ei võta asju nii iseenesest mõistetavalt. Ja siis lõpetuseks ma tahaks soovitada veel, ma ise olen nagu väga hullult selle laine peal, et uurige nii-öelda hetkes olemise kohta. See Oprah podcast on väga hea. Kuulake muidugi seda podcasti põhiliselt, aga siis pärast seda, kui aega üleb, siis selline 10-osaline Eckart Tollega nagu vestlus. Ja see on nii äge, see ei ole nagu mingisugune ulme, spirituaalne, raskesti aru saada, vaid siis tegelikult on üliloogiline nagu, kuidas sa saad oma selle ütleme, sa saad seda häält oma peas nagu taltsutada ja panna selle enda kasuks ja parandada läbi selle oma elu kvaliteeti. Aitäh sulle! Aitäh!